Tere, podcast 442 täies juba 176. korda, uskumatu, aga nii see on. Minu nimi on Ivan, mu kõrval Maarjo. Maarjo, rõõm olla. Räägime põhiliselt Eesti jalgpallist nagu alati, eks ole. Kohtume sinuga nädalal, meil Flora kindlustas endale eurorahad. See teeb sind ainult õnnelikuks. Ilus nädal. Vaata, see on jalgpalli sinu lihtne, et ei pea isegi mängima, et võita, et teinekord on niimoodi. Nii, aga täna on meil natuke teistsugused särgid. Meie sponsor, kõigepealt aitäh Põhjalale, et meid ikka veel kannatavad selles sauna eesruumis, see on fantastiline koht. See on nagu juba märkimisväärne koht, see on varsti, ma ei tea, kas me jõuame üle 50 episoodi on ju, sest et aasta, ma olen mingi 70 episoodi juba siin olnud, umbes nii. Sellises järgus, fantastiline koht, super. Aga meie teine toetaja, meie suurtoetaja EpicBet on pannud meile selge siuksed särgid, kus on kirjas Klaavan on Epic on ju. Mul on kirjas, sul on kirjas. Ja EpicBet võimaldab ka neid särke saada, mitte päris tasuta, aga mitte 45 euroga ka. Ühesõnaga, mis peab tegema hästi lihtne on see, et need, kes meid kuulavad, need saavad võimaluse nii Telegramis kui ka Instagramis, selleks peab tegema vähemalt 2 eurose panuse, vähemalt 1,5 koefitsiendile. Ja mis on kõige tähtsam, seda panust tuleb koos lingiga jagada. Sa ju tead, et EpicBetis saab koos lingiga jagada. Olen kursis. Seal on see nupp, kui sa teed panuse ära ja jaga panust, see link on oluline, kui sa jagad seda oma sotsiaalmeedias. Telegramis ei pea kedagi tagima, sest me näeme sinuga ka Instagram on suur ja lai, tagige EpicBet Eesti ja jalkatribüüne me näeme, et oled seda jaganud. Ja siis põhimõtteliselt, kes SMS, neid särk on hetkel limiteeritud hulk, et tavai, kui teil on huvi muidugi on. Väga äge pakkumine, ma arvan. Ja, meie saime, meil joppas, me saime tasut. Jah, ütleme, kuigi ma arvan, et see nagu võib-olla mingid Flora fanid siis põletab EpicBetist eemale hetkel. Võimalik küll, samas värvid on nagu sinna rinti, roheline ja nii. Vot, ja teine asi on see, et mul on sinu abivaja teise asjaga. Me ju loosisime nädala alguses Keterlaari särgi, vaata mäletate, käis meil külas podcastis ja ta kinkis meile särgi ja kuna see tuli meile üllatusena, me ei osanud seal podcastis nagu midagi teha, otsustasime, teeme Instagramis sellise enda jälgijatele, et mitte seal hullult kasvatada mingit jälgiskond, lihtsalt enda jälgijatele, kellel on huvi ja tegelikult huvi oli umbes 50 inimest pluss mõned jagasid veel story'desse, said lisa hääle selle eest. Me lubasime, see on aus. Vot, aga sina ju ei ole sellel silma peal hoidnud, nii et sina ei tea. Ja me loosime hästi tuimalt praegu välja, puhtalt Maarjo see õnn on ju. Et kui ma avan selle postituse, siis Instagram, ta annab need kommentaarid hästi, suht suvalises järjekorras põhimõtteliselt on. Et siin on umbes 50 inimest, kes kvalifitseeruvad sellele, sa ütle lihtsalt üks number ühest, mitte 50-ni, kuna sul on 7 jagamist, siis 1-57-ni ja ma lihtsalt loen niimoodi järjest, kes on see ja ongi kõik. Ma arvan, et see on aus. No ütleme siukse ilusa numbri nagu 9 näiteks. 9 Ronaldo on ju. Jah. Eesti jalgpallis on 9 kõige... No kõige legendaarsem number 9 Nats Purja ikkagi olnud minu jaoks. Vot, väravaht on number 9, et me vist ei ole legendaarsed. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selline kasutan nagu Ott.8308 võttis selle särgi. Palju õnne talle. Palju õnne. Oota, ma kontrollin üle, kas ta jälgib meid. Kusjuures ta näitab, et ta jälgi. siis läheb järgmine 9, on ju, loogiline. Ja. Siis on kasutaja mi.kot, kes ma kontrollin kohe üle, et ta peaks ei, see on mingi Instagrami jama, ma arvan, et see Ott ka jälgib tegelikult meid. No pärast kontrollime üle selle asja. Ei, Ott jälgib küll, see oli lihtsalt Ott.8308 võitnud. Ma võtan ühendust, kõik on nagu, saab toimetatud, ütleme. Et palju õnne, vot. Ja Klaavan Epic särke, ma tuletan meelde, jagate EpicBeti panuse, tagite jalkatribüüni ja EpicBeti Instagramis, Telegramis on meil tegelikult EpicBeti grupp, seal jagage lihtsalt panuseid, ma hakkan niimoodi, tegelikult võib hashtagi ka kuidagi märkida, et te tahate seda särki. Vot, sellised informatiivsed asjad. Nii, ja nüüd räägime päris asjadest, mis toimusid nädala sees ja natuke kurvematest, minu jaoks konkreetselt, mitte nagu väga dramaatilised, aga lihtsalt võib-olla minu isiklik probleem. Kui on karika poolfinaalid, mitte midagi minu arust kurvemat ei ole neutraalsele klubi fännile Eesti jalgpallis, kui on karika poolfinaal minu jaoks. Ma ütlen nagu, pean seda kurbusega tõdema ja võib-olla veits ilm, mis praegu on väljas, see nagu võimendas veel minu jaoks seda. Aga ühesõnaga, kuhu ma tahan jõuda on see, et käisin mõlemal mängul ja selline tunne, nagu ma olekski käinud kuskil ainus positiivne külg ilmselt oligi see, et Kalju fännide jaoks nagu teie vist enda jaoks suutsite selle piisavalt suureks sündmuseks teha, et teid olid, ma arvan, isegi
tavapärast rohkem seal fännisektoris, vähemalt kindlasti mitte vähem. Jah, ma arvan, et meid oli mõnikümmend sa vaatad. Mingi 30 ma niimoodi silma järgi. 25 ma arvan umbes. No midagi sellist oli. Et teid oli nagu, et see oli nagu positiivne. Kõik muu oli selles mõttes ikkagi nagu siuke väga halb vibe. Meedia tähelepanu mõttetu, see esimene mäng oli ka veel, sest selleni ma veel jõuan. Ja kuidagi lihtsalt, et jälle alati tekib karika nende veerand ja poolfinaaliga see, et see on nagu nii linnukas jaoks üritus, et see kuidagi muserdab. See lihtsalt muserdab. Ma ei suuda sellest välja saada. Mul teine mäng oli minust üli põnev, aga ikkagi sa istud seal selle 300 inimesega A Le Coq Arena'le ja nagu ja tunnet ei teki, et see on karika poolfinaal, et see oli nagu mingi vägev suur mäng. Minu meelest Sokkerneti podcast siin mõned nädalad tagasi või ütleme lähi nagu minevikus kajastas ka nagu väga huvitava nagu nurga alt seda, et kuidas ka avalikust, kaasa arvatud ka meie tegelikult suhtume sellesse nii-öelda karikavõistlustesse. See primaarne külg ikkagi selle puhul, igasuguse kajastuse puhul on see Euroopa koht. Mitte see, et keegi selle karika üles tõstab. Ma arvan, et see on ka nagu väga suurel määral ja ma olen totaalselt nõus. Isegi need klubid, kes saavad sinna poolfinaali, loomulikult meil on siin igas klubis on nagu ressursid piiratud ja sa pead mingid valikuid tegema, et millised mängud on sinul ka korralduslikult tähtsamad ja nii edasi. Loomulikult, kui Levadial tuleb siin, see on küll nagu võõrsimäng Floraga, et seda nad ise ei korralda, aga seda on näha, et Premium liigasse pannakse tegelikult palju rohkem nagu rõhku minu meelest klubide korralduse poole pealt, kui näiteks nendesse karikamängudesse, et mulle endale tegelikult, minu meelest nagu need karikavõistluse formaat on tegelikult palju põnevam. Ühest mängust sõltub, seal enam taganemisruumi ei ole, kui ebaõnnestud oled väljas, kui võidad, lähed edasi, et liigas on see, et mõne mängu kaotad alguses, tegelikult ei juhtu mitte midagi, et sul on seda parandamisruumi. See on totaalne play-off, võit läheb edasi, et selle nurgalt on tegelikult nagu päris kahju, et me seda nii-öelda formaati ei ole kuidagi nagu Eestis saanud üldse nagu atraktiivseks. Et... Kuidagi ja see teine mäng Levadia Trans tegelikult oli nii dramaatiline, tegelikult Narva Trans ei finaalist seal penalti pärast. No okei, loomulikult seal oli veel mängu ja me ei tea, aga tegelikult ma arvan, et see murdis ikka, mingis mõttes ikka murdis Narvat see, et nad ei löönud seda penaltit ära. Ja super mäng, aga sa nagu istud, jumal tänatud, et meile mõlemad tuntud tegelane Mait tuli ka esimese poole lõpuks kohale, et siis ma sain nagu, said ikka mõtteid jagada kellegagi nii. Ei, minu poolest okei üksiga istuda, aga lihtsalt see on kuidagi siuke, ma ei tea, käisin näiteks Levadia Paide nädalavahetusel ja kuidagi nagu ikkagi see on teistmoodi. Ma ei tea, see karikas lihtsalt muserdab mind kuidagi. Ja nüüd ma jõuan selle Kalev Kalju juurde, mitte et see mingi hullult suur, ütleme nii, et alustame sellest, et teine mäng mu elus, kus ma varem ära läksin, pärast 0-3 ma tõusin püsti, läks minema lihtsalt. Ja siinkohal mul ei ole ette heited Kalevile, et te oleksite pidanud rohkem argunni, ma ei ole kusjuures. Täitsa okei, need kõik asjad olid tehtud, oli, ma ei tea, soe tee, kali, pizza, ma ei tea, mis iganes asjad on ju. Aga need, kes meid kuulavad, need teavad, et me tegelikult väga harva nagu tegelikult kritiseerime Eesti jalgpalli taseme pärast, sest ma arvan, et see on natuke debiilne lähtuda sellest vaatenurgast, sest kui sa niimoodi hakkad lähtuma, siis tegelikult sa saad Champions League't vaadata põhimõtteliselt ja Premier League on ju. Aga antud juhul nagu just Kalevi mängijad, vabandust, teil on karika poolfinaal, mida te teete, kuidas te üldse väljakule tulete, võtke pärast istuge maha oma vahel ja arutage veits. See ei ole lihtsalt aktsepteeritud, mis väljakul toimus. See ei ole mitte mingil määral aktsepteeritud. Ja Kalju tiim, see on see tiim, kes sageli hakkab mängima nii nagu vastane pärast 2-0. See periood, kuni isegi esimese poole see periood alates teisest väravast kuni poole lõpuni, see oli nagu kohutav, mõlemad täiesti kohutav. Ja ma räägin, ma ei taha, asi ei ole selles, et keegi paneb veits nagu söödu valesti või mingid puuted või kuidagi tempo on madalam, mis iganes on ju. Aga see, kuidas nagu Kalev seal mängul üldse peale tuli, asi ei ole isegi selles oma väravas. Ei, ma ütlen, kus juures on küll, ma arvan, väga palju on selles. Kui sa 3. minutil teed siukse eksimuse nõrgema tiimina, paratamatult sul võtab see tooli nii alt ära, et sul asjad ei hakkagi seal edaspidi õnnestuma. Ma ütlen, see on nagu väga tugavalt ikka. Võib-olla on okei. Ma ei hakka selles mõttes, esiteks me ei tea, ja teiseks tõenäoliselt sul on selles mõttes õigus, aga ikkagi, ikkagi te peate nagu, see
vabandust, mängite ikkagi lõpuks jalgpalli, isegi kui te ei saa raha selle eest, saad karika poolfinaalis, sa ei saa siuke pehmu mökku ja asi olla. Ma arvan, kõik mängid Kalevi mängid saavad raha selle eest, et nad seal kohal olid. Mis iga, jah, täpselt, et nad olid seal kohal. Ma olin ka seal kohal, aga ma ei saanud raha selle eest, ma maksin selle raha eest. Et mis on nagu okei, lihtsalt see, noh, ja ongi, mõnikord on see, lüüakse 3-0 ja sa nagu, sul ei teki seda, tavaliselt mul ei teki seda tunnet, et ma pean nüüd ära minema mingi, ja see oli lihtsalt, mida ma teen siin, vaata. Et ma ei tea, mis on selle põhjus, aga see Kalev ongi nagu sellist, nagu nii halba võistkonda just kahe Premier Liiga tiimi omavahel mängides, ma ei ole näinud suht kaua. Ma olen väga halba Kalevit näinud, ausalt. Aga see ei olnud sellepärast, et neil oleks olnud peas midagi korrast ära või nii. See tunne oligi, et võistkond ongi peas lihtsalt täiesti korrast ära midagi. No jah, aga vaata, ütleme 2 nädalat tagasi, ütleme, või oli see juba 3 nädalat tagasi, samal väljakul umbes sama tugev vastase vastu suutsid 1-0 võita. No selleni me tegelikult jõuame veel, aga ei, muidugi. Ja ma ütlen nädalavahetusele ka, noh, okei, Kalev ei saanud oma tulemust kätte, on ja seal väga tähtsas 6 punkti mängus. Aga ega tegelikult ei mängitud nagu halvasti jalgpalli. Aga pärast 2-0 muidugi. Ma vaatasin seal highlight'e tegelikult, ma mängu küll ei näinud jah seal, et oli vaja Tartusse sõita, aga mulle isegi tundus nagu mängu esimese poolel oli tegelikult Kalev parem võistkond seal, aga noh, see selleks. Jah, need võimalused olid paremad küll. Vot, et kuidagi ma ütlen, see kõik ja noh, kombinatsioonis sellega, et eile ma külmusin täiesti ära ise, nagu ma olengi võib-olla rohkem külmakartlikum inimene, kellest, no päikse käes on tegelikult okei. Päikse käes jumal fain, päike kadus ära, saad aru, et jõudsin sinna Kristiine keskus, ma värisesin juba. No sina rääkisid, et sind frustreeris teisipäevane karikamäng, no mind tegelikult frustreeris, ma isegi eile ka, et mina olin täpselt see nii-öelda tavaline inimene, keda ma siis üldjuhul ise kritiseerin, aga noh, minu jaoks on praegu see jalgpalli natuke liiga palju olnud, et ma mõtlesin, et ma ei viitsi ennast aitale minna ja ma vaatasin seda nagu ülekannet, noh, esiteks see, et vastu päikesse kaamera pilt on üldse midagi nagu väga aru ei saagi üldse, mis sealt väljakul toimub. Aga see, mis esimene poolaeg tegelikult see mäng oli, Transile noh, väga tubli, madalad plokis kaitsevad, väga hästi kaitsevad, aga no see Levadia mängas mind nii närvi, ainult tagasi, ainult tagasi, mitte mingit käike ettepoole ei ole, et tegelikult see oli nagu totaalselt kohutav mäng Levadia poolt, et see, et noh, see on penaltist üldse nagu taha jäänud, see on ka omaette küsimus, aga see, mis nagu need ideed olid, kuidas Narva Transisugust võistkonda isegi murda, null olid nende ideed, see ainuke idee oli see, et Peetson ja see Valner sõitsid omavahel selle palli, siis käis korras läbi Mavreditši või selle Koomese, pall tagasi ja umbes 10 korda niimoodi edasi-tagasi, et noh, lõpuks ongi see, mida tegelikult tahaks nagu näha Levadialt, et üks ründemängija võtab individuaalselt ette, saab keskvälja, keerab maha, kaitse teevad juba väljaastumisega hiljaks ja värav. Täpselt see tuleb, kus mängu tahab Levadialt näha, miks seda ei näe, no ei tea. No ongi, me oleme seda sinuga varem arutanud, kas ongi mingi asi, ma ei tea, kuidas nii pinges on, millest nad on nii pinges, nad on individuaalselt nii palju kuradi üle enamikest. Ma räägin, probleem on selles, et tahavad neid teha asju neid nii kontrollitult, et kõik oleks mingi paberi peal välja joonistatud, et kus me need tsoone tekitame, kus on vaba ruumi, no sul ei teki, kui keegi jalgpallis keegi kui te nii akadeemist mängid, see ei tekigi, vaata, et mingi asi tekiks, keegi peab tegema asja, mis on nagu ebatavaline, mis on nagu joonisest, mis on nagu irratsionaalne. Sa pead mingi, et ratsionaalne plaan läbi läheks, keegi peab midagi irratsionaalselt tegema ja ta peab hea selles olema. Ja need mängijad on selles head, aga need ei tee seda see aeg. No täpselt. Ja teine asi, mis mind esimene poolagas mind närvises Levadia. Teine poolagas mind Trans närvi, sellepärast, et nende ainuke plaan oli see, kuidas kaitsta. Nad olid valmistunud selleks väga hästi. Ja ma ütlen, tegid super hästi. Olid saanud seal päris palju tegelikult ka Nõmmega ülipõt inspiratsiooni, kuidas tegelikult võtta need võitmemängijad maha seal men markinguga, aga neil igasugune plaan puudus, kuidas ise väravat lüüa, et see oli nagu suke väga frustreeriv mäng. Ja see teine poolek oli tõesti nagu, eriti see lõpp, vaata, et sul tegelikult, ma ei tea, pane siis see kuradi, saada see Burjanadze siis kas või ette, vaata, saada mingid pikad, et lõpuks okei, see Santos läks sinna, on ju, enam näljakas oli muidu härra Santos vene keeles juhendamas, see oli ka nagu näljakas, aga see selleks. Ja nagu vennad on nagu 8 omal pool, et te peate ründama ju lõpuks, mida te enam passite, mis vahet seal, kas sa kahtad selle 0-1 või 0-2. Ja see oli väga veider ka veel, et ma hakkasin, kui sa oski nii-öelda taktikaid ja asju nagu selles mõttes, ma ei tea, parastama, mis iganes, aga kuidas sa siukses mängus võtad, isegi kui Kabure ei mänginud liiga hästi seal, ja isegi eksis seal penaltil, totaalselt. Sa ei võta oma võistkonna parimat mängijad siukses olukorras 60 minutil välja, kui sul on siuke mängija, kes võib neid mänge üksinda ära otsustada, et noh,
ja ta tundub nagu midagi viga olevat. Kui ta välja võeti, siis ei olnudki üldse enam ohtlikkust. Põhimõtteliselt Kabore ikkagi, ma ei saa öelda, et ta mingi koolitas hullult, aga ikkagi kui ta võttis paar korda, oli ohtlik. Jaa, aga ma räägin, isegi kui ta võib olla 80... Aga see on täpselt see jutt, et ta vajab mingit irratsionaalsust ja kui see Kabore ära võttis, siis see irratsionaalsus kadus täiesti ära. Jaa, aga ma räägin, see Kabore võib 85 minti isegi olla totaalselt kohutav, mitte midagi väljakul teha, aga ta on siuke mees, kes võib 88 selle palli võtta ja palli panna nii-öelda üles nurka kuskile, et täiesti arusaamatu, et kogu austuses, kes seal transist pingilt tulid, sa nende mängijate puhul ei näe seda selliseid asju, enamasti vähemalt. Aga muidu ma tahaks selles mõttes Korhovskit kiita, et vähemalt organiseeritud mäng, kus sul on wingbackid Ivan Jušin ja Filatov, see ikkagi nõuab mingit tööd, ma ütlen, see on fantastilist. Töö ongi see, et inimene on aru saanud, et Eesti jalgpallis äärekaitsjad ei ole, vaata, et siis tuleb kuidagi nii-öelda läbi keskkaitsjad tabelda. Häberli sai sama asjast. Absoluutselt, ei, ilma igasuguse huumorita. Häberli tegelikult sai aru. Lihtsalt probleem oli see, et lisaks äärekaitsjatele... Probleem oli see, et Stein Reinkord ei ole päris äärekaitsjad. Näiteks, et lihtsalt probleem oli see, et lisaks äärekaitsjatele ei ole ka wingback ega pole ka ääreründajaid, et mitte midagi ei ole. See on lihtsalt läbi kesk... Aga ütleme, põhiprobleemist ta tegelikult sai aru ja Kušovski on tegelikult ka sellest samast probleemist juba Kuressaare aegadel sai tegelikult väga kenasti aru. Et palju õnne siis teile finaali puhul saate Levadiaga mängist. Ma arvan, et iseenesest mängust ma arvan, tuleb päris okei andmine. Ma sisimas isegi kusjuures lootsin, et äkki ikkagi Trans tuleb. Mulle oleks tundnud, et Transi jaoks tähendanuks nagu rohkem üldse nagu Transi nagu Narva jaoks ja oleks nagu selle pealt. Jah, ei loomulikult jälle, kui me tuleme selle algse nagu pointi juurde. Ma ei tea, kas selle Levadia väärtustaks seda karikat nagu nii palju? President väärtustab kindlasti, et ülekandepildis ka teda näitas seal just nagu nende perioodidel, kui see penalti aiti, siis ta kõige nagu õnnelikum ei tundunud seal olevat. Kindlasti Levadia on ka selline võistkond, kes alati neid karikaid väärtustab, et seda ma ei kahtle. Oota, palju te karika finaal olete kaotanud? Ma eelmine kord ütlesin 3, aga vahepeal selgus, et tegelikult on üks kaotus Florale veel, et 4 tükki oleme kaotanud. Tegelikult ma saan aru, et sa need Florale kaotused kustudki mälust kergelt. Ei, ühte ma mäletasin, üks oli mul ikkagi väga sümboolne penaltitega oli Kadriorus kunagi vaata mängiti veel karikafinaali Kadriorus, et see oli väga... Aga mis sa sellest ideest arvad, kui mingi karikafinaal, tegelikult üks aasta lähebki ju karikafinaal Pärnusse vist või? Siis kui kas järgmine aasta ei olegi Pärnus, sest see uus süsteem on või oota, seal oli vist see, et nad leppisid kokku, et nad saavad selle finaali ära pidada ja siis läheb midagi. Ma praegu isegi ei mäletanud. Näed, dialoogkohtumised ei... Mul mingid info läheb ühest korrast siis reisist välja. Selge. Me jõuame veel, me räägime Premier League'ist palju. Nii, aga vahepeal muud teemad. Rääkides kaotustest, siis siin on vahepeal murelikud inimesed on seda üles kergitanud, kuna ülekandeid esiliiga B mängudest ei ole, siis ei oska nagu mingit seisukohta omada, aga mingid üllatavad kaotused on Maardul sisse tulnud. Minu meelest on nagu justkui tähele pandud, aga nüüd on nagu mingid kahtlused, et ikkagi Maardus on mingid pisikud. Esiteks, kui mingid siuksed vennad on, siis kuradi see on üks suurimaid kurjuseid üldse spordis ja jalgpallis on ju, et kuradi siuksed vennad on, siis need tuleks välja pigistada on ju, nagu valutavad punnid. Aga ühesõnaga, et meelega on vist nagu kaotamas Maardu mingit mänge, et üliveidrad mängud on. Seda on meil raske nagu nii-öelda öelda, kui eriti... Väidetavalt on see, ma ise ei ole uurinud jälle. Sina kui ekspert, sa saad kommenteerida seda. Ma viskasin pilgu peale. Jah, sa viskasid pilgu peale, aga väidetavalt on siis koefitsendid väga ebaloogiliselt liikunud mängudel, väga ebaloogiliselt. Näiteks see viimane mäng Narvaga oli nii, et Maardu nagu statistika järgi oli nagu parem, domineeris, aga koefitsient Narvale nagu vähenes. Et mis tähendab, et nagu pigem suuremapoolsemad summad liikusid Narval. No seal jah, ütleme Kihva turul, ütleme jällegi, et kedagi siin süüdistada ei saa, kui ühtegi nagu tõendit ei ole, aga Kihva turul on kindlasti inimesi, kelle jaoks, kas siis nemad teevad midagi, mina ei tea või mida siis enamus ei tea, et seal ikka väga suured liikumised ikkagi toimusid tolles mängus, et kui ikkagi Maardu alustas seal mingi 1.75 Andy Capriniga, mis on siis mingi 1.3 siis 1x2 marketil, et ja siis enne väravat juba Narva Trans on Kihva turul tegelikult kerge favoriit ja statistika tegelikult... See on nagu väga veidralt anomaalne liikumine, väga veidralt anomaalne. Väga suur liikumine on see, isegi arvas seda, et see on esiliiga B, seal nagu turgude liigutamiseks ei pea nagu väga palju raha liigutama, aga see on ikkagi väga suur liikumine. Ja kui statistika tegelikult ütleb, et nagu mängupildi põhjal justkui Maardu linnameeskond tegelikult on nagu parem võistkond väljakul, siis see ei ole kuidagi nagu kooskõlas. Et loomulikult võib olla siuksed mänge ka, kus üks võistkond alustab väga suure favoriid, on eriti nagu madalal tasemel, mis esiliiga B on,
ja mängupilt räägib üldse teist keelt, on ju, et nii-öelda underdog totaalselt domineerib, siis on see igatpidi normaalne. Aga sellistel mängudel jällegi, et mängupilti pole näinud, ei oska nagu seda selle nurgalt kommenteerida. Aga kui nad tegid seda, siis siin ei piisa ühest mängijast. Esiteks, keegi peab ründeliinis olema, on ju, vähemalt on ju, keegi peab kaitseliinis olema tõenäoliselt. No seda ei saa öelda, selles mõttes, et vaadates palju seal kas või sellel Maardul näiteks pealelööke oli, et loomulikult on võimalik ka niimoodi, et sa murrad sinna 10 meetri peale ja siis lööd 8 meetrit. Ei, sa võid peale lüüa vaata liiga kaugelt, liiga vara, vaata, sa ei tea, kuidas ründajad teevad. Me räägime tegelikult, ma räägin, ülekannet ei ole, päriselt andmeid ei ole, me ei süüdista mitte kedagi, me lihtsalt ütleme, et väga normaalne asi. Maardu linnameeskonna minevik. Ja siis just see minevik vaata viib selle kokku veel eriti. Ja siis sa hakkad lihtsalt 1+1 tegema, kui tõesti mingit asja ei olnud, jumala eest, me ei laima Maardut ega midagi ja jällegi, nad ütlevad, ka oligi ebainno, kuradi meetrit ei löönud 4 tükki sisse, ja ma arvan, et meetrit oleks juba raske nii fiksida, aga ma arvan, et kui sa oled nagu ründaja, siis kuidas sa fiksid on see, et sa nagu ei anna seda ühte sööta veel paugutad mingi 25 pealt üle ja nii, mina teeks nii, ja keegi sa siin nagu selles mõttes otseselt süüdistada, sa lihtsalt tahad peale lüüa. Sellega looga mul alati meenub see kunagine TVMK, ma ei mäleta, kas see nüüd oli Balti liiga või mis mäng see oli, kus oli seal ka mingid Läti kaitsjad olid, kes olid siis nii-öelda mänge ära andmas, ja siis tuli mingi TVMK noor tuli sisse ja lõi mingi ühes känd mingi pluss lõi värava ja see oma meeskond kõik kaitseliinis hoiavad peast kinni ja vaata, et selles mõttes tegelikult see ei ole nagu lihtne kokku leppida, kui sul nagu terve võistkond ei ole seotud. Ei ole. Mulle rääkis seda lugu passi, kuidas ise on vaata Kihlvee kontorit, siis olid ärandmised olid nii, et võistkond vahel leppisid kokku, et kuule, et siis anname siin, järgmine aeg saate meie käest 3 punkte nii on ju. Siis oli kokku lepitud, ma ei tea, mis klubi eest, mis mängis, mingi noor sai enam-vähem ka mingi debüüdi ja tuligi, võttis ääre pealt mingi venna sisse, pani nagu kui 25 pealt sisse ja siis rõõmustas. Ja siis te nagu vaatasid, keegi nagu ta juurde rõõmustama ei tule, mis asja, tõin võidu koju vaata, või tõin viigipunkti koju vaata. Pärast liitusruumis tehti selgeks, et tegelikult ei olnud vaja seda sisse lüüa. Valel ajal vales kohas. Vaat, et aga kui nüüd huumor kõrvale jätta, siis tegelikult tasub pilgu peale heita ja nagu kui keegi Maardust kuulab, ma kahtlen, aga kui keegi kuulab, siis palun ärge, palun ärge tehke, ei, nagu see on nagu debiilsus, et see tegelikult teete endale lõpuks palju rohkem kahju sellega kui kasu. Reaalselt, seal ei saa, need mängijad tegelikult ei tee mitte sittagi sellega, mitte sittagi laias laastus. No sõltub jah, mis on kellegi jaoks mitte sittagi ja mis on kellegi jaoks. Seda küll, okei, ärme jah, see elus on suhteline. Aga selliste liikumistega see mõttes läheb radar nagu nii ka punaseks, et küll jalkaliit on ka juba neid tähele pannud. Vot, ja jätkame siis sellistel teemadel siin Soccernet ja ajakirjanik Laura Jaanson võttis ette naiste jalgpalli probleemid, täiesti mingi artiklite sari võib öelda, viimase nädala jooksul äkki 4 ongi juba ilmunud. 5 isegi äkki vist on. Isegi 5 jah, viimase nädala jooksul 4 lihtsalt viimase nagu kokku on 5 jah, aga okei. Ja mis ma tahtsin lihtsalt sellega öelda, et viimane 5 oli see, et kõigepealt seal olid erinevad nagu majanduslikud aspekt, miks klubid ei tegele, iseenesest tegelikult tore, et said nagu erinevad osapooled said välja öelda, minu arust on väga hea, seal oli mingid numbride statistika läbi aastate, kui palju osalejaid on, mis tulemused on Euroopas, FIFA ränk, minu arust väga nagu põhjalik. Ja väga hea sari tuleb kindlasti ajakirjaniku kiita. Absoluutselt aus ja ilmselt tuleb ta enda mingi hinnang ka lõppu, mis iganes, aga minu arust need 5 on täiesti objektiivselt võetavad, et seal ei ole mitte midagi. Nii, aga 5 osa oli nagu see, et ma ei tea, miks ma seda narratusega nüüd ütlen, aga see oli nagu suksem autentsem, et nagu tema või siis Soccernet üleüldse lasi siis meistriliiga mängijatel suud puhtaks rääkida anonüümselt on, et mis toimub. Ja mis ma tahtsin, ma siin kirjutasin jõhkralt palju tsitaate endale välja, ma arvan, et kõiki ma ei hakka tsiteerima, aga mingit ma tsiteeriks välja ja siis ma saaks lihtsalt võib-olla üleüldselt mitte konkreetselt isegi nendest tsitaatidest rääkida, võime nendest, aga lihtsalt võib-olla nagu enda arvamust öelda. Vot, ja ütleme niimoodi. Näiteks üks meistriliiga mängi kirjutab. Koolist töölt spordi tõttu ära saada on päris raske. Pidevalt on naiste mängud nädala sees kell 5 õhtul, mis tähendab, et staadion peab juba olema vähemalt 15:30, mis pole päris okei. Võõrsil mängude sõitmisest rääkimata. No jällegi, see vana hea kalender on ju, et kelle jaoks me mängime, siin tundub, et me mängi isegi mängijate jaoks, et... No siin saavad, ma arvan, paljud
nii-öelda noori jalgpalli ka nagu samastuda, vaata, et see ongi ju täpselt sama, et sa pead mingid... Kui ma olin noor, siis need mängud hakkas top Shekel 2, et siis kuskil välismaal, teises linnas oli mäng, siis ega kooli ei läinudki see päev. Kuigi mina mäletan nagu selles mõttes seda, et ma ei tea, kas võib-olla tänapäeval nagu sportlased nagu muutunud on, aga kõik olid väga rõõmsad, kui ei pidanud mingi spordi pärast koolitundidesse minema, et ma näen siin isegi positiivset läbi selle iroonia natuke midagi. Siis on siin üks mitte päris anonüümne selles mõttes, et see on klubi välja toodud. Mängides Viimsis ja vaadates, kuidas meie klubi naiskonnaga tegeleb, siis see tundub hoopis teine maailm kui teistel klubidel. See pühendumus ja tõeline soov naiskonnaga arendada on väga lahe. Meil on kõik tingimused, mida tahta ja võrdsed meeskonnaga, võib-olla isegi paremad. Ongi, et igal pool nagu selles mõttes ka halb ei ole, et mulle üldse tundub, et tegelikult siuksed klubid nagu Viimsi, võib-olla Tabasalu ja Saku, kus naiskond ongi nagu tugev, et seal on, võib-olla ma praegu teen eeldusi ja nii, siis üks Tabasalu vend vahepeal pani ka hullu, on ju. Aga see on lihtsalt piilik. Aga see läheb tegelikult minu selle nagu ühe nagu mõttega läheb nagu selles mõttes kokku, et sa ütlesid nagu väga hästi minu mõttes, et kuigi see nagu anonüümne küsitlus on ja tegelikult enam-vähem suurusjärgus saad aru, et millistest kohtadest jutt käib. Ja mina olen ka nagu seda meelt olnud, et esiteks mina selle poolt üldse ei ole, et kuidagi vägisi peab kõigile kohustuslikus korras mingit naiskonna sundima. Minu mõttes ongi väga head näited, ongi täpselt need Sakud, Tabasalud, kes tahavad panustada naiste jalgpalli, teevad seda korralikult, neil ei ole seda profimeeskonda, mis paratamatult võtab kõikidelt väga jõhkral kujul ressurssi, et seda üleval hoida. Et neil ongi võimalusi, aega, tahtmist teha palju paremini kui need siin, kes meil siin nagu kõrliga naiskonnad, ma ei tea, Tammekad, Kalevid, mis iganes on. Et mina olengi selle poolt alati olnud, et need initsiaatorid võiksidki tulla võib-olla väiksematest klubidest üldse ja see oleks tegelikult naiste jalgpallil palju kasulikum kui see, et nad on külge poogitud mingis kohustuslikus korras kõrliga võistkonnale. Võimalik. Kindlasti see tuleb kasuks, kindlasti ma arvan, et see ei tule kasuks, kui meil on nagu kuidas nüüd öelda, vägisi on need samad tiimid on meistriliigas nii naistel kui ka meestel, et kindlasti peab mingi Levadia, Nõmme Kalju ja Flora pealt seal olema. Ei, selles mõttes, küll see Levadia ka nüüd vaikselt ju panustab, ma ei saa öelda, et nagu hullud panustavad, aga nad ka ikkagi mingid ressursid nad on suunanud. Ja, aga märgin, mitte midagi juhtuks minu meelest naiste jalgpalliga, kui selle nii-öelda, et Levadia naised mängisid pilkult öeldes, ma ei tea, Tallinna pandad näiteks, tehaksegi spetsiaalne mingi naiste võistkond, kes spetsialiseerubki ainult naiste jalgpallile, seal on inimesed, kellele läheb see korda, see on, ütlen, see on palju kasulikum kui see, et mingi Levadia või kes iganes teeb seda kohustuslikus korras, et saada mingi linnuka sinna litsentsi kaitsmisel kirja ja et kõik oleks hästi. Seal on muidugi see point vaata, et miks tegelikult on võib-olla parem nagu naiste jalgpallile, et need suurklubid on, et see annab nagu selles mõttes mingi garantii, kuigi ma mingid tsitaadid loen, siis tegelikult see ei anna. Aga põhimõtteliselt klubil on suuremal klubil on lihtsam kuidagi, kas või juba varustuse mõttes ja niimoodi, et sa saad nagu mingid masshankeid teha, et kuidagi, et mingid reisikulud, väljakud ja nii edasi, on lihtsam argunnida. Ainult selle pärast, ma arvan, ainult selle pärast on parem, et suur klubi tegeleb sellega. Okei, nüüd on anonüümne klubi, aga mitte päris anonüümne klubi. See on pikem tsitaat, et kuula. Kui päris aus olla, siis tänasel hetkel küsiks naljaga pooleks, mis klubi? Sest toetus on põhimõtteliselt mitte eksisteeriv. Kui varasemalt on olnud ikka väike lootuskiir sees, et klubi näeb naiskonda ning arvestab nendega kas või mingil määral vastavat võimalustele, siis praeguseks hetkeks tundub selline mõte utoopia. Igal väiksemalgi hetkel, kui klubil on olnud keeruline, on olnud laual alati variant saata naiskond laiali, olenemata tulemustest või andekatest mängudest. Tänasel hooajal on meie naiskonnal klubiga minimaalne seos, me mängime sama nime alt, saame staadionil treenida ning suure vaevaga on klubi nõus peatreenerile palka maksma. Aga sellega asi piirdub. Muud kulutused on kõik meie enda kanda, sest klubil pudub huvi. Mis on nii pikk. Muidugi tuleb siin arvesse võtta, et klubil võibki olla keeruline ning me ei ole seotud erinevate kahtlaste rahaliikumistega. Ei ostata Hiiumaale krunte kokku või midagi sellist. Aga aastate jooksul on saanud üpris selgeks, et lahenduste otsimise asemel on lihtsam öelda, me ei saa aidata. Duubelvõistkond teeb trenni õues ja lumega. Enne mängu pidime isegi lume ära ajama. Üsna ebanormaalne. Klubi võiks võtta natukenegi vastutust enda treenitatavate eest. Treeningmaksu kehtib duubelnaiskonnas on mingi 80 €. Kujuta ette olukorda, kus maksad Eesti suurima klubile 80 € ja ikka pead enne mängu ise lunda ajama, sest klubi pole viitsinud. Siin on tõsised mured nagu veel kerge huumoriprisma jälle nagu loodud, et... Aga tead, mis mulle nagu, mitte et mulle ei meeldi, aga vähemalt on mingi siuke, eneseirooniline kiir on naistes olemas, et üldse nagu see point, et
mis nagu, kui seda naiste jalgpalli vaja on, vaata, et nagu põhimõtteliselt ega selles mõttes, ega me ei ole ju nagu see kontingent, et no mind huvitab natuke rohkem, laias laastus me oleme ikkagi need vennad, kes tegelikult ei ole ju mingi naiste jalgpalli fännid. Asi ei ole naiste jalgpalli fännluses kui sellises, asi on selles, et meil on nagu pool rahvastikust, kes potentsiaalselt on, ma ei tea, tulevased, ma ei tea, emad, juhid, töötajad, mis iganes, ka inimesed on ju, tulevased pealtvaatajad, nad on need inimesed, kes oma perekonnas omavad ka seda, ütleme, mitte häält, aga otsustusvõimis, mida teha vabal ajal, kuhu suunata laps trenni. No isegi laiemalt, kellest võib jalgpallile lihtsalt kasu olla, vaata, nii halvasti kui hästi see kõlab. Ja kui me lihtsalt nagu selles mõttes ignorantselt nagu lükkame selle elanikkonna eemale, no siis see elanikud jääbki meist kaugeks ja lõpuks, et nii mõnigi võib-olla, kui me arvame, et on jalgpallit meest alla okei, me võime nii arvata, aga lõpuks ka nii mõnigi mees loobub sellest. Ja, aga vaata, tegelikult ma arvan, see läheb laiemalt läheb kokku sellega, et millise kogemuse see inimene seal nagu jalkaklubis saab. Vahet pole, kas ta poiss, tüdruk, mees, naine, kas ta tahab nagu ennast sellega üldse siduda. Nende viimaste näidete põhjal ma arvan, et inimesed tegelikult ei saa laiemalt, kuigi neile meeldib see asja teha, nad ei saa ju mingit väga head kogemust seal. Ma ise toon seda näidet, ma siin podcastis olen toonud, aga nagu sõpradega arutas, ma olen toonud seda näidet, et selle aja jooksul 90 kuni siis praegu 25 on käinud tegelikult ju, ma toon jälle nagu Flora näite, mitte see kohe käiks nagu Flora kohta, aga sellised, kuna Flora on Eesti suurim klubi ja kõige pikama ajalooga, siis selle aja jooksul on käinud ju Florast läbi tuhandeid noori, kes on kandnud seda Flora särki, aga keda tegelikult tänasel hetkel ei seo Floraga mitte midagi. Nad ei käsitle seda sellena, et see on minu klubi. See on kõige lihtsam, kuidas nagu luua ju mingit sidet on sellega, et sa oled kunagi olnud see Flora mängija, nüüd sa oled siis, ma ei tea, Flora omakorda siis, ma ei tea, Flora mängija lapsevanem, sponsor, fänn, mis iganes on. Aga tegelikult olgem ausad, Eesti ühiskorras me seda ei näe. Ja sama on see, et tegelikult praegu selle tüdrukutega on, siis nad ei saa seda ju muljet, et ma võtan, ma ei tea, et mingi Kalevi tüdruk on, et Kalevi võib mõtleb, et paneme naiskonna kinni, et issand, et mul see Kaleviga nüüd on nii äge side, kui ma lõpetan ära, ei tule seda tunnet kahjuks. Ja see ongi, ja me räägime vaata sellest jalgpalli mingi kultuuri loogikast tegelikult 30 aastat pole piisavalt. 30 aastaga on ju päris piisavalt neid noori välja saanud ja neil on jäänud tõenäoliselt ikka mingisugune jalgpalli huvi või jalgpalli armastus, aga jalgpalli huvi konkreetse klubi või kohaliku jalgpalli vastu, nagu see on nii minimaalne, neid inimesi on nii minimaalselt ja see ongi see mõttekoht päris paljudele, mitte ainult muidugi Florale, aga ka teistele klubidele. Loomulikult, ega see ei ole kuskil mujal teistmoodi, see on igal pool samamoodi. Absoluutselt. Lihtsalt Flora on see kõige suurem olnud. Et ongi okei, kõik ei saad profi jalgpalluriks eriti Eestis, et sa kasvad välja ja nii edasi, sa oled edasi mingisugune, ma ei tea, andmeanalüütik kuskil, aga nädalavahetust oled, kasvatasid, ma ei tea, Tartu Tammeka koolis on ja miks siis tule nagu see on küsimus, mida me peame esitama, miks andmeanalüütik, kes töötab, ei tule Tartu Tammeka kodumängule edasi, on. Kui ta saab 25, ma ei tea, 30, miks ta ei too oma pere, miks tema laps ei tule trenni pärast või mis iganes on. Et see on see küsimus, mis on veits filosoofiline, aga tegelikult see on väga aus küsimus. Vot, et ja, siin oli väga palju tsitaate, ma vaatan äkki, ma saan veel mingi kaks asja oli veel. Siin on see, vaata, meil oli see Otto Robert Lipp, on ju. See on sama temaatika. Füsio käib circa 2 korda nädalas alguses kohal, tihti lõpuni ei viibi meiega, aga see ei ole taoline diil, kus saad paluda ka massaaži, sügavamat konsultatsiooni või päris raviplaani või midagi sellist. Selle kõik saab sportomeedikast ise kinni maksta. Tiimikaaslane, kes just opil, ka selle maksis ise kinni. Et tegelikult... jah, see ongi amatöörsport. Aga see ongi tegelikult, see on mingis mõttes ju ma arvan, et see ongi, kui sa mängid suure klubi all, vaata, see ongi mingis mõttes ju põhjendatud ootus, et nagu selliste asjade puhul klubi võiks nagu sekkuda või aidata või nagu midagi mingil määral. Jah, ühelt poolt küll, aga ma kujutan ette, et vaata, kui me siin praegu rääksime sellest, täitsa Otto Robert Lipu näite ka, siin me räägime sellest nagu profimängijatest, ma tegelikult kujutan ette, et kui, ei tea, ma ei hakka siin klubis nimetama, võtame mingid duubelvõistkonnad, siis ega ma arvan, et duubli, kui sa teeksid sama anonüümse küsitluse meie 17-aastastele nagu duublimängijatele, sa saaksid seal täpselt samasugused vastused, mul ei ole seda, võib-olla kes maksab üldse mingi treeningmaksu veel ja nii edasi, et see ongi amatöörsport lihtsalt paraku. Ja ühte ma tahtsin veel, mis ajas mind nagu, see on minu isiklik asi, aga ma arvan, et see on see
jah, ei mäleta hetke, millal näiteks noortetöö juht tuli meile täitsa vabatahtlikult ja siiralt kaasa elama või edasi viivat tagasisidet pakkuma. Ollakse viisakas, kuid kindlasti mingit arendustööd ja investeeringu kohta me ei nähta. Kui vahepeal, see on eriti oluline, kui vahepeal saad midagi, siis pead hoidma suud mingi äkk kinni, äkki võetakse see ka veel ära. Vot see on see, kuhu meie kuredi jalgpall on jõudnud, et meil on täis mingid väikseid inimesi Eesti jalgpallis, kes arvavad, et kuredi, kui nad midagi sulle annavad, siis sa hoia oma suud kinni, vaata. Meil on ülivalesti, see on selles, mille pärast ma seda kuredi särkisin ka kannan, et see on see väike lootus, mis võib muutuda. Et normaalselt, kuidas jalgpall peaks toimuda, on mängijad, keda teenindab treener ja klubi, treenerid, keda teenindab klubi, klubid, keda teenindab Eesti jalgpalliid, keda teenindab kuredi UEFA, no see on juba järgmine aasta UEFA-d, FIFA-d ja nii edasi. Kuidas meil on FIFA ametnikud, kes kuredi toituvad teleülekannetest ja nii edasi, teenindavad neid suuremaid, samal ajal loodavad mingid Aafrika nende hääli, et viskavad neile nutsu, viskavad mingitele Eesti jalgpalliitidele nutsu, kes omakorda hoiab sest nutsust kinni, annab mingit palle nendele klubidele ja jumala eest kõik oleks vait, muidu te jääte nendest ka ilma. Vot see on see süsteem, see on see, mille pärast ma võitlen, see on see, mille pärast ma seda särki kannan. No paremini on seda kokku enam võtta ei ole võimalik, et see tsitaat oli totaalselt kuldne küll. Ta ei ole küll mõeldud selle laiemalt jalgpalli kohta, aga see käis nii hästi Eesti jalgpalli kohta laiemalt. Vot, ja nii palju, selles mõttes jällegi ma kahtlen, nagu kiitus Laurale, vaadatate seda enda feimi pärast tegi hea töö, võib-olla üks asi oli seal, vaata, üks meistriliiga mängi ütles, et podcasterid, tundsin ka ennast pudutuna, et öeldi, et ei käsitle, kui vaata mänge. See oli puhas vihje mulle, sina ikka vähemalt vaatad, vaid mina siin avaldan mingid arvamused niimoodi, et ma enamasti pole näinud mängi. Seal on tead, mis veits see, et ma tegelikult hea meelega vaatakski rohkem, aga kui üks mäng voorus on, see on nagu raske teinekord üldse midagi välja tuua ja see, kusjuures seal on jälle see, et need naiste meistriliiga mängud on ju nii, et jumala eest vaata, et jälle Soccernetil mugav oleks 12.30 pühapäeval ja nii jumala eest ei oleks, et nagu kedagi nagu päriselt huvitaks vaata see, et need, keda ja see telemäng on veel nii ka, et enne mingit seda Premium-liiga telemängu ka, ja need on suht tihti mingid head mängud ja siis ma lähen ise vaatama neid koha peale, see ei jõuagi vaadata. No järgmise nädala keskel on nüüd nädalasisene voor on tulemas jälle. Ei, sorry, see on pärast karika finaali, et mind mõistat, et vaatasin jälle neid ülekandeloogikaid ja üritan siis nagu asjadest aru saada, no ei suuda aru saada. 5 aastat on mulle jauratud seda, et Soccernet ja ETV ülekanne ei saa samal aegselt olla, vaata, et üks hakkab 7, teine hakkab 7, ilusti see voor on täpselt niimoodi, et mitte mingid põhimõtted. Aga mulle meeldib seal on ka nii, et mingi 4 Tallinna mängu on korraga veel, oli mingi suhke teema või? Korraga, sa mõtled samal ajal või? Ai, ma vaatasin 19. juunit vist, seal oli mingi 4 mängu neist vist. Okei, ma praegu ei eksida, hästi palju mänge oli ka seal ka. No see selleks, et ühesõnaga, mis ma tahan öelda, kerge ei ole, meil lahendust ei ole nagu see on nagu mu perearst ütles mulle täna seljavalu kohta, et ma mõistan su valu, aga kõik, mis ma saan teha, on valuvaigistid välja kirjutada, et põhimõtteliselt midagi sellist me saame. Asja nagu põhimõte ongi kannata edasi vaata, et kui see fanatism on sees, siis tuleb edasi kannatada. Ma lihtsalt selles mõttes, tunnustad, vaata, kui palju peab üks naine, üks tüdruk armastama seda jalgpalli, ma ei tea. Mina loobusin mingitest madalamat, tervislikele põhjustele ka, tegelikult mõtled, et lähed, terve nädalavahetus on pekkis, lähed, mingit naudingut ei saa, vaata, mingid külm või siis publikut ei ole nagu kedagi huvita, et nad armastavad, selles mõttes tuleb kiita, need inimesed armastavad, sa ei teeks seda asja, sa ei mängiks naiste meistriliigas, kui sa armastaks seda asja. Ei, muidugi, see on ilmselge. Okei, tuleme tagasi Premium-liiga juttude juurde nüüd sukse ringiga, lihtsalt need esiliiga B ja naiste jalgpalli huvitav teemad on märst nädala sees. Premium-liigas toimusid voorud ja ma tahaksin sinuga rääkida 2 asjast. Me mainisime Narva Transi, aga ma püstitan sukse küsimuse. Vabandust. Hästi palju see on märk, et ma olen hästi palju rääkinud. Kas sinu arust on Narva Transi koosseis samasugune nagu Paide linna meeskonna koosseis? No nii lihtsale küsimusele saab olla ainult lihtne vastus, et loomulikult ei ole. Kui sa vaatad keskmist taset. Aga mille kuradi pärast nad on tabelis samal kohal? Sellepärast, et nad on sama palju punkte kogunud. Aga ma jõuangi sinna, miks nad on samal kohal. Ma tean, sa tahad kindlasti jõuda kuskil mingi taktikate ja treenerite küsimuseni. Ma ei tea, kui ma tahan jõuda, mul on küsimus. Ma eeldan, et ma tahan, sina kuhugi jõuaks, ma esitasin küsimuse. Miks nad on hetkel samal kohal, on see, et Narva Trans on mänginud või kogunud natuke rohkem punkte hetkel tabelis, kui nad seda väärt oleks ja
ja Paide linnameeskond on juba teisiti kogunud natuke vähem, kui nad väärt oleks ja Transil on üks mängija, kes suudab mänge ära otsustada individuaalselt, kas Paide linnameeskonnal tegelikult sükst mängijat ei ole. Vahepeal Robbie Saarma on, aga ütleme stabiilselt Paide sellist mängijat ei ole. Et see ongi põhjus, miks nad on hetkel samast tabelireal. Aga noh, nad ei ole kas seal on küsimusi peatreener? Ütleme, ma käisin nädalavahetusel A Le Coq Arena'l. Väga tore mäng oli, väga tore üritus, hea päike. Levadia Paide. Esimest 20 minutit oli mul selline mõte, et vau, Levadia võttis ennast kokku. Vaata, Levadia tegi mingid, ilmselt istusid esiteks maha oma vahel, et võtsid vastase ette ja kõik oli nii. Aga mida mäng edasi, siis ma sain aru, et Paide tuli nagu kuradi kusikud sinna mängule lihtsalt mängu alguses. Et mida mäng edasi, isegi kuni, ma ütleks isegi 10-15 minutit enne Valneri punast oli ka kuidagi juba siuke, et oota, kuidas nüüd Paide nii nagu tagasi tuli vaata. Võib-olla selles mõttes loomulikult Levadia vaatame, kas sa ei saagi kogu aeg nagu domineerida ja pressida ja nii edasi. Aga nagu ma ei saa, kas see on nagu mingi, see on ju nagu terve Stojkovitši aeg olnud selline asi, see ebastabiilsud keset mängu. Seal tal ei ole ju halvad mängijad. Meie lemmiktreener Kalašnikov ütles, ma vist olen seda podcastis välja öelnud, et tal ei ole ju halvad mängijad, tal on tegelikult okei mängijad. Miks ta neid mängima ei pane? See on nagu teine küsimus. Ta ei pane neid mängima. Ja, kõik nõus sellega. No, mis puudutab seda korra nii-öelda, et võime muidugi vaadata Stojkovitši otsa, ma ise olen ka nagu väga palju vaadanud seda paindumatust ja ebastabiilsust ja kõike asju ja võib vaadata seda, et nad tulid kuidagi, ma ei tea, Levadia vastu kehvalt peale, kuigi mina olen seda meelt olnud, et jalgpallis on see, et kui üks võistkond näeb nagu kohe oma tavaväärses siis parem välja ja teine võib-olla kehvem, see on omavahel tegelikult nagu väga tugevalt seotud, et üks asi mõjutabki teist. Aga mina olen selles mõttes, ma vaatan seda asja jätkuvalt laiemalt, et miks ma arvan, et miks Paide see aasta jõuame Eesti meistritiitli mängu ei ole varasemalt jõudnud ja suure tõenäosusega ei jõua ka järgnevatel aastatel on sama asi, mida ma siin enne öelnud ja millesse mina usun, et kui sa iga ülemineku aken oma võitmemängijad maha müüd. Ma saan aru, et see on filosoofia ja kõik värke, aga kui sul see põhituumik, kes sind kannab, kes sul toob need punkte ära, kogu aeg vahetub, siis sa reaalselt ei saa tulemust teha. Sa ei saa, sul natuke peab see võistkond kokku kasvama. Ma saan aru, et tegelikult väga suur osa maailma jalgpalliklubidest ongi kasvatajaklubid, kes müüvad pidevalt oma parimaid mängijaid edasi. Mis eristab neid Paidest on see, et neil on ka siis oma süsteemi seest, on võtta juba võrdväärne mängija, kes hakkab kohe kandma või nad selle ostavad kuskilt. Eestis meil neid võrdväärseid mängijad oma turult võtta ei ole. Kui sa tood mingid noori Afriklasi, nad vajavad kohanemisaega, nad kohe ei performi. Ehk siis kogu aeg Paide ehitab, iga pool aasta nad ehitavad uut võistkonda jälle, kes hakkab sul kandma. Praegu tulevad sul need varsti mingid Padamoosid, ma ütlen, ma olen täitsa kindel. Üks neist mingi müüb, see Korre ja Patamoosi üks neist kindlalt läheb varsti ära. No suvel hakkab, ütleme, ta veel ei lähe ära, aga suvel ta hakkab mängima. Praegu on natuke, on meil toores, vajab siin paar kuud aega. Minu kõige hullem oli see, kes ta oli, Tambeduus oli see teine vend. Singateh mõtled, et? Jah, Singateh, see vend mängis reaalselt mingi 14 mängu Premium liigas, ta müüdi maha. See oli nagu, minu meelest nagu... Saab täpselt temaga oligi sama lugu. Kuni kevadini või ütleme, kuni suveni ta oli tubli mängija, siis ta kui töödes, ma ei tea, mai-juuni hakkas mängima, suvel tegi head euromängud ja let's go. Ma mingil määral ma nõustun küll sinuga, et see ebastabiilsus ka mõjutab. Ebastabiilsus kaadri mõttes, et okei, me räägime mingi nagu eestlaste tuumik ju just kui on iseenesest. Ja aga räägin just võitmängid. Pane sellele praegusele pundile see sama sisse ette ja Pihhin teisele äärele ja ma ütlen, see võistkond oleks suure tõenäosusega Eesti parim. Muidugi Pihhin tahtis ise väga tegelikult tahtis hoida, aga seal lihtsalt oli see, et nad pidid nagu vaata, seal on konkreetselt Pihhiniga, ma arvan, et neil ei olnud väga midagi teha, aga seal on palju teisi näiteid, kus oleks võib-olla. Ei, ma saan aru, et kui sul St. Pauli ka ostab mängijat, sa ei ütle selle ei, see on kõik nagu väga-väga arusaadav, aga siis praegusel ülevikul ma sain, et sa on nagu selles mõttes aru sellest, ja kui tõesti mängija nii väga ise tahab minna, sest kõik on, võib-olla hakkab siin jonnima üldse ja on teistmoodi nagu kahjulik, aga laiemalt, ma räägin, sa ei saa Eesti meistriks tulla, kus sul kogu aeg ründaja vahetub, sa ei saa tulla, lihtsalt ei saa tulla, tõestagu ära, et saab ja ma võtan sõnad tagasi, aga senine ajalugu näitab, et sa oled kirjast iga kord 15 punkti maas. Jah, see on tegelikult mingis mõttes ju nukker, lihtsalt ongi nukker. Et lihtsalt neil endal on see filosoofia, et 3 aastaga tuleb Eesti meistriks tulla, siis minu meelest tuleb ülemineku poliitikat siis ka selle põhjal ikkagi järgida kuidagi. No vot, see ongi nagu küsimus neile pigem, et kas kui nüüd ütleme siuke aasta poolteist 2 võib-olla mitte nii massiliselt müüa, et kui mingi vend 15 mängu mängib ja esimesed kusilased nagu korra
eemale peksta ja ehitada mingi tiim sellise eesmärgiga, et võt tullegi meistriks, et mis siis juhtub, vaata, kas nad siis jäävad rahast ilma või ma ei tea. Iseenesest mingis mõttes ongi, et võib-olla nad prioritiseerivad seda nii-öelda rahavoogu rohkem kui seda tiitlit ja siis on selles mõttes fine. No see ütleme hetkel on, aga mina olen alati ka seda meelt olnud, et kas sa nii-öelda neid oma siis investeeringuid üritad siin kohalikul turul nagu veel suurendada, et sama jälle ma toon selle sama Jepihini näite, mis ma siin arutasime sinuga kevade, kui ta läks, räägi, ma saan aru, et mängija tahab, tema lähedased tahavad, agendid tahavad, aga see sama Jepihin oleks teinud selle näiteks pool aastat, oleks teinud väga hästi. Tema enda turuväärtus, mis oleks tegelikult lõpuks saanud Paide ja mis oleks Jepihini järgmise klubide saanud, oleks võinud olla palju tugevam. Ja loomulikult oleks võinud üldse juhtuda, et ta ei saagi pärast seda kuskile. No need ongi need jalgpalliriskid, mis sa pead nagu mängijat üleminekul võtma, et ma tean, see Victoria Põlsenil näiteks oli ju siin, kui see Tefa läks sinna mingi aeg, siis neil oli mingi ründa vist, keda kohe ei müüdud ja lõpuks oli see, et ta ühtki medikal ei läbinud, et väga suur summa ei kinni sinna üldse. Aga nüüd on tegelikult see hooaeg on veits see probleem Paidel, et on ka Narva Trans ja võib hoopis 5. jääda. Et kui sa nagu liiga jääd rapsima, reaalselt see on oht, see on täitsa reaalne oht praegu. Ei, muidugi see on võimalus. Et praegu jumala, see on neile väga ohtlik, et nad just Kalevi ja Kuressaare vastu need punktid kaotasid, väga ohtlik. Olgu see Levadia, mis iganes või see Flora kaotus, aga need 5 punkti, need võivad neile tulevikus väga ränga. Ja pool aasta põhjal me võime öelda, et võib-olla Paide on neist esimene ka, et seda ei saa ka. Ei saa. Totaalselt ja siin võivad 2-3 vooru veel ja siis räägime jälle teist juttu. Vot, ja siis teine küsimus on mulle. Kuigi mulle ausalt, oota ma tegelikult ma ikkagi suures plaanis juba lihtsalt selle hetkel. Ja teine küsimus sulle on Tartu jalgpalli kohta. Tammeka ei ole praegu üldse heas seisus, no üldse ei ole. Ja praegu tundub see ikkagi elutöö, kellelgi see olukord ära parandada. Nende õnneks on Kalev kohutav veel on ju, aga tegelikult mu küsimuse püstitus on see, et on selline tõenäosus, et järgmine aasta võib Premium liigas olla Tartu derbi, Velko ja Tammeka. Aga palju tõenäolisem on praegu, on ju, kui sa valiksid skaalal Premium liiga derbi ja esiliiga derbi, siis mõtleks, et praegu on tõenäosus kõrgem, et see derbi tuleb esiliigas. Tead, mis ma ütlen, ma arvan, mis mul praegu tundub, et tuleb ka? Ülemineku derbi või? Ülemineku mängude võitlus. Oi, see oleks nii magus. Vot see oleks tegelikult magus, noh. See on see, mida... Ma tahan selle nime, ma sõidaks ise ka Tartusse kohe, ma sõidaks ka Tartusse mänge vaatama. Aga mul on nagu küsimus sulle selline, et kas Tartu jalgpall nagu, kas meie Eesti jalgpall ja Tartu jalgpall väärib 2 Premium liiga klubi või ei vääri või ei ole vaja või see ei ole üldse tähtis või ma üle tähtsustan? Ei, on väga tähtis, ma seda sõna väärima ma ei kasuta, aga ma arvan, et see on nagu ikkagi väga oluline, et kui me vaatame hetkel, et tõesti Tammekal on nagu väljalangemise on arvestada hetkel, kuigi ma jätkuvalt arvan, et nad kuidagi seal, ma ei tea, suvel midagi äkki suudavad natuke parandada ja nad sealt nagu liigast välja ei lange. Maarju, et sa tahad sellise ründeliiniga ei ole võimalik välja langeda. No ei ole, aga ütleme, selles mõttes, et seal on praegu palju vigastusi ei olnud, Epton oli puudu, see tegelikult väga vajalik üli eelmine aasta. Aga praegu lihtsalt see Tammeka kuidagi on minu jaoks olnud see, muidu öeldakse, et nagu need tiimid, kes langevad nagu liigast välja, siis tõusevad kohe asemel, et jojo klubid on. Minu meelest nagu Tammeka on selles mõttes jojo klubi, et ta on need uued, kus ta on siuke 5, 6, vaatad juba, et kui siit hakkab nüüd midagi nagu võib-olla saab hakata ehitama, et äkki natuke kuidagi sinna top 4 lähemale jõuda ja see järgmine hooaeg on mingi 9 jälle. Minu meelest on mitu korda on see sama tsükkel praegu läbi käinud ja nüüd on see hooaeg jälle käsil, kus eelmine aasta olid juba 5. vist olid, jah 5. olid. Et küll kaugel maas on, aga hakkad juba vaatama, et nii päris head Aafrika mängijad toodud on ja et saab juba midagi hakata ehitama võib-olla sinna. Laguneb kõik koos tead, mis oleks minu tegelikult selline väike unistus. Mitte mis unistus, vahet tegelikult ei ole, aga minu meelest oleks isegi päris tuus, kui nüüd Kalev ja Kuressaare langeksid ja asemele tuleksid Velko ja Nõmme United. Ja tead, miks need derbid on head, Nõmme derbi ja siis Tartu derbi, sest need on ikkagi erineva filosoofiatega klubid. Kalju ja Nõmme United on ju täiesti erinev lähteasend on ju või see, kuidas klubi üldse üles ehitab ja nii edasi. Ja samamoodi on ju ka tegelikult Velko ja Tammeka. Täpselt erinevad ambitsioonid, erinev maailmavaade ja selles mõttes on see põnev. Aga ma räägin, et ja mina arvan niimoodi, et meie jalgpall vajab sükest korralikku omavahelist madinat väljaspool Tallinna. Korralikku. Ei no selge see, ma olen nagu kõigega nõus. Mis ma tegelikult enne jäigi nagu mõtleb nagu pooleli, et mis on nagu see väga suur oht ikkagi regionaalselt, et kui tõesti, ma ei tea, Tammeka peaks alla kukkuma,
tuleb sealtki, ma ei tea, tuleb Nõmme United või Viimsi, ma olen palju rääkinud sellest, et kui Harjumaa keskne see Premier League on, et kuigi Tammeka mingit raputust ikkagi vajab. Olgu see, ma ei tea, kas see Velko raputus neid, mis hakkab neid seal võib-olla kuidagi nagu ülespoole pushima, et... Ma ei tea, samas kuradi see, kas see ülemineku mängud ülemine hooaeg ei olnud piisav raputus juba nende jaoks? No oli, no ja ma räägin selles mõttes... Sest nad tulid 5. Ja eelmine aasta saidki see raputuse kätte, aga nüüd on vaja uut raputust on vaja. No. Iga 2 aasta tagant on raputus vaja. Et jaa, ühesõnaga mina, et see on kurb kui selline nagu klubi nagu Tammeka, väljaspool Tallinnas klubi nagu Tammeka või Trans näiteks peaks välja langema, minu arust oleks nagu äärmiselt kahetsusväärne. Nojah, ma käisin laupäeval, käisin nüüd Tartus ja mängul ka. Me siin alustasime ka, et karika poolfinaalid nagu liiga palju inimesi nagu ei kasanud. No asi jah, ei olnud, inimestega ei käi inimestes. Jah, et aga ma ei tea, kas Tartus oli ka jõhkrat tuuline ilm ja ei olnud nagu üldse seal mõnus olla seal laupäeval staadionil. Seal oli mingi 200 inimest. Ma ei tea, kas Tartus üldse mingi viimased 10 aastat on üldse kunagi üldse, kas kunagi on kõrliigas nii vähe inimesi olnud Tamme staadionil. Ma üle ei kontrollinud, aga ma kahtlen. Kalju ei ole nii atraktiivne vasta. Ma kahtlustan, et seal võib-olla oma klubi siis need tulemused ei ole. Küll, me tegime seal Okei, ütle ära, ma jätkan. Me tegime Tartu Infrale, tegime vähemalt natuke kingitused. Viisime Sepa staadionile, siis võite Sepa staadionile viinud, aga Tammeka siis äkki viib edasi Sepa staadionile trillauad, et natuke arendame infrastruktuuri siis fännidena. Seoses tulemustega, mäletad, kuidas meil raiuti ikka nagu, eriti Narvas, et Narva publik vaata armastab tulemust, loome ikkagi tule. Narva Trans on läbi aegade nüüd tugevam, on põhimõtteliselt, naiivne oleks öelda tiitlimängus, aga eurokarikate mängus sees on ju see keskmine publik 165 Narvas. Et mida ma tahan öelda, et võib-olla asi ei ole ainult tulemustes. Ei ole tulemustes ja mis on veel, mis ma arvan nagu eristab tegelikult seda selle aasta Narva Transi nii mõnegi muu vanusest Narva Transist on tegelikult see, et sul lisaks selle, et sul on tulemused head, on ka kandmas rollis tegelikult Narva enda poisid, Maksimkin, Žuravjov, Agatšev. See sama Filatov on ju? Kas Filatov äkki ei ole Narvast pärit, aga võib-olla on ka ma seda tema pool mõelda. Et igatahes võib-olla ei ole ka. Su keskvälja kolmik on juba Narvast pärit noored poisid on. Sul ei ole seal mingid suva leedukad seal kakerdamas, ma saan aru, et... Kuigi neid, siuksed on ka muidugi. Ja need teises positsioonis on, sul on oma kohalikud mängijad on kandmas rollis, et tegelikult kui sa vaataks Narva Transi, et sa enne teid selle küsimuse, et... Ta on Narva Transi KTM Filatov. Võib-olla ta kunstlik KTM, aga... Perse, ma paljuski. Ma vaatan, mis hooaeg, 2014. Vaata siis. Ta oli Leegionis. Minu meelest on ka Tallinna poiss. Aga minu meelest on juba mõnda aega seal Narvas. No okei, vahetame. Esimest aastat on ta eelmine Levadia duublis. Et vaatad, et sa küsid, et kas see Narva Transi ja Paide linnameeskond on sama nii tasemega mängijad on. Sa vaatad, aga Abtšel mingi Kaide duublis, nii sügavalt, Filatov, Levadia duublis. Žuravjovki eelmine aasta. Pole Ivanjušin Harju tase üldse. Jah, täpselt on. Mitte selle aasta Harju. Jah, et ta ei teinud seda välja langevat Harjut nagu paremaks kuidagi. Et mis point on, tead mis Narvas veel publiku osas, et ma arvan, et Narva publik nagu näeb, et tegelikult nagu hoki, kui vinge saab sport olla hoki ja futsali näole, siis Transi üritus võib-olla ei ole see. Mul on sul huvitav küsimus, võib-olla see hokit nii hästi ei tea, aga futsali ma arvan, sa oled nagu rohkem kursis, et kui sa paned nagu see jalgpall, mis nagu Narva Trans mängib, öeldakse, et see tõesti, et me ei tule vaatama tase nagu nii nõrka, sa paned nagu selle Narva Transi jalgpalli, mida nemad mängivad tippjalgpalli konteksti, sa paned selle futsali, mida mängib Narva United, tippfutsali konteksti ja ma ütlen ausalt, et jäähoki ma arvan, jääb tegelikult isegi kõige rohkem maha. Et kuidas sa nagu hindad seda, et see futsal, et kuhu ta nagu paigutub, siis ühesõnaga saad mu küsimust aru, et... No madalamale loomulikult kui Trans, loomulikult madalamale, mis ega seal Eesti futsal on veel nõrgem kui Eesti jalgpall. No täpselt, et see tase tegelikult ei ole seal mitte mingi kriteerium üldse, Ei, see on samamoodi, korra tuleb naiste jalgpalli juurde tagasi öeldakse, et vaata naiste jalgpalli tase on ju. Ma ei saa üldse sellest küsimuse püstitust esiteks aru, sest et miks sa võrdled naiste jalgpalli meeste jalgpalliga üldse, nagu see on nagu umbes, et ma ei tea, ma lähen võtan mingi 1.58 naise, kes boksib on ju, ütleb ja löntad nagu tõenäoliselt löön on ju. Ära seda. Oimetuks ja siis mis asja, mis naiste boks värk, et nagu sa pead ikkagi, ja kui sa juba võrdled, siis sa pead võrdlema taset nagu naiste Eesti meistriliigad, teiste liigade, naiste liigadega ja meeste liigad nagu teiste meeste liigadega. See on nagu see, mis ma tahan öelda. Huvitav on see, kus sul vaata, see on see
mingi sotsiaalmeedia trend on vaata hetkel, kas mingi 100 inimest üks gorilla vaata, aga muidu, kas sa... 100 naist versus sina või? ei, ma mõtlen seda, et kui ma ise läheks nagu ringi, loodan ma seda mu elus kunagi ei juhtu, kui ma läheks ringi mingi 1,58 naisboksiga 50 kilo, et kas ma saaks tast jagu või ei saaks? Nagu mingi maailma parimaga või? Jah, no maailma parimaga vaata, jah. Ma arvan, ma ei saaks jagu vaata. Sükse seljaga ma arvan. Üritaks lüüa, siis tõmbaks ära midagi, siis saaks veel jalaga. Aga okei, tegelikult boksis või jalgu kasutada. No jah. Oot, aga see selleks. Aga okei, tegelikult meil tahtsime nagu üht lisasukest asja ka lisada see podcast, et kui mul oli ammu siuke mõte võib-olla hästi kiirelt teha, et hästi selline abstraktne osa, et kui võtta meie Premier League klubid ja siis leida mingid sarnased jooni mingite Euroopa või muude maailma klubidega, on ju. Et mis klubi nimed meile pähe hakkavad, pähe tulevad põhimõtteliselt sellega, on ju. Et teha siuke ajugümnastika siia lõppu, et ma tean, et sa võtsid mu väljakutse vastu, ma mõtlesin eelõhtul, et ma valmistuda, siis mõtlesin, ei, parem on nagu siuke, et esimene mõte, mis tuleb, see on nagu kõige ausam. Alustame, ma arvan, Florast, Eesti jalgpalli lipulaev, on ju, et mis klubid, kui ma ütlen Flora ja sa mõtled Euroopa jalgpalli näiteks, on ju, võid maailma jalgpalli ka mõelda, aga Euroopa jalgpalli me teame rohkem. Et mis klubid sulle pähe tulevad? No minul esimene asjana tuli Athletic Bilbao ikkagi meelde, et nad on mingit oma, ja miks ta siis tuleb, on sellepärast, et mingit oma põhimõtete pärast on nad valmis loobuma teatavast sportlikust või edasisammust või mida iganes, et nende jaoks siis nii-öelda kohalike mängijatega mängimine on tähtsam kui siis, ma ei tea, mõni tiitel või mis iganes. Jah. Ma olen ka Bilbaole mõelnud täpselt samamoodi ja siis ma olen samas mõelnud näiteks Venemaal Zeniidi peale, et juhtkond on seotud võimuladvikuga, et siuke asi ja siis mingid huvitavaid otsuseid tehakse ja mingi poliitikat muditakse siia sinna, et Zeniidil oleks mugav. Zeniit on siis nii-öelda jalgpalliliidu klubi siis Venemaa mõistes või? Zeniit on Putini klubi. Putini klubi. See president on see Gazpromi juht, vaata ja see on sealt. Et see on siuke... Ma veel mõtlesin kusjuures Dinamo Zagrebi peale, aga see on nagu natuke ei kattu selles mõttes, et Zagreb päriselt võidab iga aasta. Et Flora iga aasta ei võida. Aga seal on ka, vaata, nad võtavad kõik nagu Horvaatia parimad noored endale kogu aeg ja omavad seda transferpoliitikat Horvaatia. Ütleme, see on isegi tegelikult veel hullemas skaalal kui Eestis, et tegelikult Dinamo Zagreb selle koha pealt ma arvan tegelikult väga hästi sobitub. Nii, võtame järgmise Levadia, mis sul pähe kargab? No ega mul Levadia kusjuures mingit head mõtet ei olnud, aga mul tuli esimesena mõelda Chelsea, vaata. Aga see on nii ammu, see on minu arust nii ammu, ma olen seda kuulnud jalkafoorumitest juba viimased 10-15 aastat. Mulle isegi ei tulnud nagu vanade hooaegade mõttes, et mul tuli nagu mingi viimaste hooaegade mõttes, et krahmavad ka neid mängijad kokku, keda tegelikult otseselt vaja ei ole ja siis vaatad, kas kuskil sa vedelevad või ei vedelevad, ma ei tea, tegelikult ma ütlen, see ei ole nagu üks ühele, aga mul tuli nagu paremat klubi ka kui Chelsea. Aga mul tuli natuke Real Madrid seoses Levadiaga selles mõttes, et siuke kogu aeg need strateegiad veits muutuvad, on ju, et väga palju oleneb presidendi tujust, väga siuke selline ja siis Ancelotti ja Curro selles mõttes, et justkui nagu mingi stabiilsus oli veidi pikemat aega enda kohta. Ja siis vahepeal Real Madrid ka muutis natuke oma seda strateegiat, nad ei hakanud päris kõige kallimaid ostma, nad võtsid mingid noori brasiillasi, natuke nagu Levadia ka võtab praegu nagu nooremapoolseid legionäre. Et kuidagi nagu ja kohalikul turul on üks kindel rivaal, vaata, kellega sa nagu põhimõtteliselt võistled ja siis on seal kolmas mingi Atletico taoline ka, et midagi sinna kanti ma mõtlesin Levadiga. Okay. Võtame Paide. Paide on minu jaoks Tottenham Hotspurs, et väga hea võistkond, aga võita on neile raske. Mul seostub praegu seoses nende üleminekupoliitika, kaadripoliitikaga võtta ükskõik milline Portugali klubi põhimõtteliselt. Et tulemus võib-olla ei olegi tähtis, oluline on mingile Man City'le oma talent 100 milliga maha müüa ja edasi leida mingi Brasiiliast tuua jälle mingi vend või Portugali mingitest akadeemiatest. Et mul nagu seostub see kuidagi. Siin kohal, ma ei tea, minu poolest võib Sporting olla näiteks, ma ei tea, Praga FC väga hea näide. Nagu justkui on suur klubi, müüvad ka, on ju. Aga tipus ei ole. Midagi sellist. Jaa, miks ka mitte. Aga kellega siis Kalju fännid ennast seostavad? Sa tõid juba välja, Atletico Madrid. Kurjuse vastu võitlemine, DNA on kannatamine, usku suur klubi, aga tegelikult nagu liiga suur klubi ei ole, vaata, et ma arvan, et Atletico Madrid on nõmme kaljanud.
see on, kusjuures kui ma ütlesin Atletico Madrid, siis ma mõtlesin ka, et see oleks ka mul nagu siuke esimene mõte. Mitte, et see jällegi, me ütleme disclaimer'i järgi väga tõsiselt seda võrdlust võtke, aga see on jah, midagi sellist ikkagi Pealinna klubiga on ju. Ei saa seda välja jätta. Et ma ütlen praegu lihtsalt veel Pealinna klubid mingites suurriikides, ega mul võib-olla ei tulegi niimoodi. Võib-olla mingi AS Rooma või üks neist, natsidega teil seost ei ole, Slaatselt ma ei paku, aga võib-olla AS Rooma ka midagi sellist. Aga lihtsalt teil Roomas ei ole nagu neid suuremaid rivaale selles mõttes. Sest me oleme ikkagi Tallinna suuruselt 3. klubi paratamatult. Te olete Besiktas. No jah. Mustafa ju tõi väga, seal ma leidsin väga palju paralleele tegelikult. Jah, tõsi. Nii, Narva Trans. Mitte küll selle aasta Narva Trans, aga ütleme, kui ma panen nagu viimased 10 aastat Narva Trans ja 10 aastat see klubi, mis ma ütlen, siis ma näen seal väga palju paralleele. See klubi, mis ma muidugi ütlen, on Manchester United vaata, et see on nagu väga võrdlus Narva Trans ja Manchester United panna ühte punti, aga miks ma nad ühte punti panen on see, et seal on täpselt see, et kui isegi nagu tundub, et asjad hakkavad nagu väga hästi minema, siis nädalaga võib asjad väga tihti muutuda, et ei lähe asjad hästi. Mina mõtlesin Narva Transi puhul Sevillast. Sevilla on ka mingi karikaklubi on ju. No Sevilla on küll eurokarikate klubi, aga nagu karikas on nagu tugev on ju. On mingis perifeerias väga-väga palju eemal, mingid omad loogikad, omad aktsendid, omaette riik on see Andaluusia on see vist ja on ka, ja nagu kogu aeg on mingid strateegiad muutuvad ja no praegu muidugi Sevilla naljakas, kui see poleks, praegu on Sevilla tundub rohkem korrast ära kui Narva Trans. Jah, täpselt. aga ka, et kogu aeg võtavad mingi, kogu aeg see ka kaadrivoolavus on ka Sevillas kogu aeg siuke mängijad, et ma kuidagi sidusin Narva Transi sinna. Okay. Tartu Tammeka. No ma ei tea, kas meil siuke keskmine kuulaja siukest Rapiklubi teab isegi, mis ma siis paralleeli tal tõin, aga see on siis Saksamaa kõige suurem linn, kus ei ole profijalgpalli üldse ja see ilmselt on mõttes rääkima isegi arvan kogu Euroopa peale kõige suurem linn, kus tegelikult profijalgpalliklubi ei ole, et see on Bonner SC, kunagi see Lääne-Saksamaa pealinn siis üldse, et see on siuke koht, kus siis kus ma näen ka seda sama, et suuruselt teises linnas seda suurt ambitsiooni nagu ma ikkagi ei näe, vaata, et ma panen siis nemad kokku mingi Saksa 5. või 6. liiga tiimiga. Vot see on, Tammeka on nagu justkui, see on hea siuke koht, et iseenesest on suurest kohast, nagu Eesti mõistes on ju. Ja samas ei ole nagu suurt midagi võitnud ja samas ambitsiooni üles ka ei ole tõsta, et see nagu esimesena, Euroopa jalgpall on ikkagi üles ehitatud ambitsioonidele vaata, et sa nagu kuidagi ma ei oskagi. No ise nad muidugi vaidlevad kindlasti vastu, et ambitsiooni ei ole, et loomulikult see ambitsioon on, aga see ambitsioon ei ole siis tavavaatajale piisav äkki. Ma võtaks äkki mingisuguse, ma ei tea, praegu ma mõtlen üldse Itaalia peale millegi pärast, et midagi Bologna taolist, et Bologna on nagu ülikooli linn, et las läheb see, aga see nagu on vähe sealt, just Bologna võitis tegelikult karikat. Ma tahtsin just öelda, kas Bologna just mitte mingi karikat ei võitud. Aga Bologna ei ole nagu, Bologna ise, see koht oli nii suur Itaalia mõistes, aga las jääb Bologna, aga ma ei oska praegu seletada. Oli esimene trikikas mu jaoks. Okay. Võtame järgmise Kuressaare. Kuressaare puhul ma tahaksin öelda, et minu ideaalmaailmast oleks IFK Mariehamn, Ahvenamaa tiim siis, et kus kõikidel võistkondadel on raske nagu minna ja mängima, aga paratamatult minu jaoks ta on lihtsalt suvaline feeder club, et võta missugune tahad, et ma ei tea, Lätis võta Auda siis kas või, et kelle eesmärk on siis, kui ma ei tea, Riiga, FCL või Floral on vaja kuskile mängijad saata, siis saadetakse sinna, et ma võtan Las Palmas. Täiesti kedagi koha peal väga ei huvita, staadion on alati tühi. Vahepeal tuleb mingi ind, on parem hooaega küll pigem nagu prügiklubi. Siuke mõte tuli mul. Järgmine klubi on meil Tallinna Kalev näiteks. Tallinna Kalev on mul Preston North End. Ajalugu on väga võimas, käesoleval hetkel liiga suures mängus ei ole, et ma seal leian siis mingi paralleelne. Ma võtaks Tallinna Kalev on mingisugune Leganes, mingi üliväike Madridi klubi lihtsalt, et vaevajad püsima on justkui enda mingi see, kedagi väga ei huvita, on väike kogukond, mängivad ja teevad midagi, aga suurt keegi nagu midagi ei arva neist. Muidugi Tallinna Kalevi puhul siin peab mõtlema, et vaata ikkagi juhivad legendid, et kui ma oskaks praegu peast, aga ma ei oska mingit Pealinna klubi nimetada, mida juhivad legendid, siis ma oleks nagu targem, aga esimene mõte oli Leganes. Jah, seda isegi ei tea. Madridis on ju üldse need, võib-olla Raio Vallecano on ka midagi sinna kanti, et ka siuke veits jolo klubi natukene.
Ühesõnaga Raio Vallecano Leganes või Etafet ma ei nimeta, see Etafe on rohkem teie teena, need on need vennad, kes kuradi panevad luuksi mängude ajal, vaata. Nii, järgmine klubi. Vaprus on meil puudu. Pärnu Vaprus, jah. No Vaprus ma panen siis värvid ja mingi väiksem sporti kogukonna mõttes ma panen siis Podo Glimtiks, et mul see Podo Glimti värk meeldib, et no muidugi taas, et kuigi meil on tegelikult kõik näited on totaalselt teisest maailmast, siis see on ka teisest maailmast näide, aga kui ütleme siin kõrligas ikkagi mingit nagu klubi siis, ma ei tea, kogukonnaga seostada, siis ma seostan siis Pärnu Vaprust Podo Glimtiga. Ma siis seostan mitte värvide poolest, aga Southamptoniga. Enda eelnevad kogemused hästi, olen töötanud Southamptoniga, nad on ka siuke Lõuna-Inglismaa mere ääres, on ka oma väike kogukond, teavad oma väärtust, teevad kõik enda selle Southamptoni jaoks ja on enam-vähem tähtsad no muidugi Southampton oma linna jaoks loomulikult tähtsam kui Vaprus Pärnu jaoks, aga kuidagi niimoodi. Mul on midagi päris hea võrdlus, et Eesti kuurort käin siis mingi Põhja-Norra Polarione juures. No see ongi, kui sa võtad erinevad kriteeriumid, esimest pähe siis meil on veel Harju, on ju. Jah, Harjule ma tegelikult ei osanud ühte midagi. Harju on suht noor klubi, et selles mõttes on pigem raske. Ma ei tea, ma mõtlesin, et mingi Londoni eeslinna klubi, et ma ei tea, mingi Wimbledon. Fulham. Fulham vist päris eeslinna klubi ei ole, aga võib-olla on ka. Need nimetaks ju nendeks, mis nad on, need Suvila rajooni, kuskil Londoni Suvila rajoon. Võib-olla tõesti küll, ühesõnaga jah, mingi Londoni eeslinna klubi. Aga Harju on jah, pigem keeruline. Oskad, on veel nagu Eesti liigasüsteemis mingi klubi, mis tärkaks sulle, näiteks Velko, kuhu sa Velkot paneksid? No paneme mingi Sligo Rovers, kes kuulub fännidele siis. Dortmund. No Dortmund liiga suur ramps. Paneme siuke, no ma see kuradi ma võrdlusmomendina. Vot siis siuke brainstorm, tegelikult päris lõbus vahepeal on lõbusad, mulle meeldis, et me lõpetasime ikkagi lõbusamatel teemadel sellistel, kus saab nagu rahulikult kuulata ja jutustada. Vot, aga teile aitäh, et kuulasite, ärge unustage Klaavan Epic särgid, järgmist nädalast hakkame juba saatma neile, kes, ma istun ka ühe sirge. Ma kuradi kukkusin näiteks kuskil auku seda saata. Ma sama siin jah, kuidagi ajaks, pole imetud selg valutab, istun nagu selja peal. Mul on kael nii kange, et ma ei tea, kui kellelgi on mingi teadmussööri kontakte võib mulle teada. Kiropraktikut, mulle ka. Ühesõnaga jah, et jagage panused sotsiaalmeedias, tagige EpicBet ja jalkatribüünid me näeksime, siis me saamegi ühendust võtta ja need särgid teile panna. Teiega olid Van ja Maarja järgmine nädal uuesti. Ja pühapäeval tulge jalkat vaatama ka. Derbi on tulemas, sellest me tegelikult üldse ei rääkinud. Niisugune pisi detail vaata. Aga ma arvan, et me räägime lihtsalt sellest pärast. Järgime nädal vaata, sest väike Flora on nüüd tabel liide pärast seda. Jah, siis ongi millestki rääkida. Davai, tšau. Tšau.